Suuri koeravolaskeid tuli Toompeale Taani kuninga aeda 30 ringis. Lisaks Iiri hundikoertele olid kohal ka Šoti hirvekoerad. Tavainimene ei tee nendel tõugudel enamasti vahet, sest esmapilgult tunduvad nad ju üsna sarnased. Kutsade iludusvõistluse ehk erinäituse vastu ei näidanud aga maailma suurimad koerad ise vähimatki huvi. Laisalt vaatasid nad ringi ja ei saanud teps mitte aru, miks nende peremehed ühtäkki nii agaralt ringi siblivad. Koerte arvates oleks võinud peremehed täiesti vabalt ka isekeskise ringiratast joosta. Seevastu väike Chihuahua tahtis aga vägagi esineda. Pisikese edevus oli nii suur, et see ületas ka hirmu hiiglaslike liigikaaslaste ees. See näitus oli aga veidi teistmoodi, sest ka koerte omanikele korraldati väike võistlus. Vanalinna päevadega seoses pidid nad kuskilt keskaegset hilbud sebima ja need ka selga ajama. Päris paljud olid sellega kenasti hakkama saanud ja nii võiski Neitsitorni esisel platsil näha nii öelda lihtrahvast kui ka siniverilisi. No mitte kuskil polnud kirjas, et see on ainult rikkarahvapidu, nii et ka vaesed võivad osa võtta. Ja kas sul on siis vaesarahva koer või? No näed, see söögi toob lauale, nahad saab maha ärida, nii et igati 5+ koer. No kuidas ta tunneb ennast nii suurte liigikaaslaste seltsis? Väga hästi tunneb. Saab suurtest jahiloomadest jagu, saab nendest kahku vaja. Iiri hundikoera juured ulatuvad iidsetesse aegadesse. Neist pajatavad ka ürgvanad kaelimustendid. Nende koertega peeti jahti ja ka sõjas ajasid nad vaenlasele hirmu nahka. Esimesed kirjalikud märkmed Iiri hundikoera või ka Iiri hundi murdja kohta on paberile pandud juba 5. sajandil enne meie ajaarvamist. Tunnismaterjali leiab ka roomaaegsetest kirjadest. Šotlase ülesanne on püüda hirvi ja murda neid maha paarikaupatööd tehes. Iirlase ülesanne oli hundiga toime tulla. Sellest on ka kiiruse vahe, iirlane natukene aeglasem, šotlane natukene kiirem, šotlane natukene paindu või iirlane natuke kohmaka. Iseloom on enam-vähem sama, šotlane ehk natukene elavam. Iiri hundikoer pole mitte ainult suursugune, vaid ta on ka tegelikus elus ikka väga-väga suur. Tagajalgadele püsti tõustes võib ta pikkus ületada paari meetrit. Vaatamata suurele kogule pole tegemist siiski mingi aeglase uimerdisega. Samas on ta koer, kes arendab kiirust 0-50 kilomeetrini kiiremini kui nii mõnigi auto. Ehk paari sekundiga, et mitte öelda koha pealt minnes. Ja neil ei ole mingi probleem ka tänapäeval hundist jagu saada või mõnest muust suuremast ulukist. Kuigi ajaloos on teda kasutatud ka selleks, et ratsanike hobuste seljast maha tõmmata sõjas. Nii et ta on koer, kes teeb seda, mida omanik ütleb. Omal ajal olid Iiri hundikoerad vaid aadlike omanduses. Mida tähtsam nina, seda suuremat koerakarja oli õigus pidada. Üle 1000 aasta tagasi pandi Iiri krahvkondadele lausa kohustus omada igas krahvkonnas kindel arv hundikoeri, kaitsmaks kariloomi huntide eest. Paraku koos huntide väljasuremisega sattus Iirimaal ohtu ka see suur hiiglane. 19. sajandi lõpuks olid elus vaid veel mõned hiidkoerad. Tänapäeval me näeme tegelikult taastatud tõugu, mis on taastatud 1850-1860 Inglismaal sellise inimese poolt nagu kapten Graham. Tänapäeva Iiri hundikoerad on heasüdamlikud ja rahumeelsed hiiglased, kes pigem sobivad lapsi kantseldama kui teie vara valvama. Siiski ei tasuks neid alahinnata, sest hoolimata oma vagurast välimusest on neil saagi tapmise oskus endiselt täitsa säilinud. Solarise keskuse juht Peeter Rebane on väga rahul, et ta just niinimetatud iirlase otsustas võtta. Mees ei suuda kuidagi uskuda, et selline malbeloomuga koer on paljude Iiri sõjalegendide peategelane. Ka tänasel päeval tegelikult nad on hästi heatahtlikud ja sellised pigem memmekad, et tuleb ja hoiab ennast kogu aeg sul niiviisi vastu jalgu. Aga kui mingit metslooma või kassi näiteks näeb ja see eest ära jookseb, siis on küll hetkega jahiinstinkt, et paneb 2 jalaga galoppi. Ta on niisugune flegmaga hästi kiire. Ta ikka jookseb ütleme, metsas mega palju ja tal üldse meeldib joosta ja väljas olla. Et mida iganes sa kodus teed, siis ta on alati sul kõrval ja heidab pikali ja vaatab siit, et
et kindlasti hästi lastesõbralik ja kindlasti, ütleme, koer, kellel on vaja aeda, kus joosta, et keda, ma usun, väiksest toas kinni pidada oleks väga vale. Iiri hundimurdja armastab üle kõige oma perekonda ja eelistab alati pererahvaga kaasas käia. Nii oli see vanasti ja nii on see ka praegu. Olgu ees kas või põrgusse minek. Truu kaaslane järgneks kõhkluseta ka sinna.